kõigile. Alustame täpselt enam-vähem. Kõigepealt tänan kõiki, kes aega leidsid. Täna osa on suures osas on siis tuttavad inimesed ja sellepärast ma ei teagi, kuidas nüüd täpsemalt edasi minna. See on nagu moodulites, et mooduli algus on põhimõtteliselt teada, et kuidas alustada, aga kuidas edasi läheb, keegi ei tea. Eks me tasapisi tere, tuttavaid tuleb juurde. Tere. Ja kuskil siis umbes 15 aastat tagasi ma tutvustasin konstellatsioone siis läbi selle raamatu. See raamat on mul alles. Need augud on ka veel sees, et kui niimoodi dokumentide juurde panna, et ta siis ära ei kaoks. Et siis ei tohtinud kõigile konstellatsioonidest rääkida. Nii nagu võib-olla tegelikult asjad on, siis pidi vaatama ja mõtlema ja uurima, et palju ma võin rääkida, et mind muidu selliseks natuke imelikuks ei peetaks. Ja siis ma üritasingi läbi selle raamatu selgitada konstellatsioone, et kui meil on teada, et siin pilti sees on veel teine pilt, siis me otsime seda ja oskame otsida. Aga kui meil seda infot ei ole, siis tegelikult vaatame seda pilti ja ei oska sellega midagi teha ja jääbki mingi sügavam tausta lugu või tausta teema avastamata. Nii et minu arvates see pildis andis hea võimaluse just 15 aastat tagasi konstellatsioone tutvustada. Siis me tegime ka sisemise tarkuse päevi ja seal oli saalis päris palju rahvast. 100 inimest ei olnud, aga sinna kanti juba oli. Ja hästi oluline oli siis niimoodi seal konstellatsioonidest rääkida. Nüüd teine raamat, mis ma kaasa võtsin, on Luule Villimaa teine raamat. Sellega on ka omaette lugu, et hiljuti mulle soovitati, et öeldi isegi leheküljed, et tasuks lugeda nendel ja nendel lehekülgedel. Võtsin lahti, lugesin ära, kõik õige, sobib. Ja kunagi on mul see raamat olnud ja see on raamatukogust laenatud. Ja kui ma raamatukogust nagu seda laenama läksin, siis öeldi, et nii vana raamat. Selline noor raamatukogu hoidja oli nii vana raamat, kas see meil üldse kuidagi olemas on. Ja teine, kes oli vanem naisterahvas, vana küll, aga inimesed huvituvad, et teadis täpselt, et selline raamat on hästi vajalik. Ja lugedes seda raamatut, siis ka teisi lehekülgi sain aru, et kõik, mis siin kirjutatud on 96. aastal, kõik klapib. Kõik on nagu täna. Ja miks ma seda räägin? Ma räägin sellepärast, et ma sooviks, et see raamat, mis praegu ilmus, et teda saaks ka võib-olla aastate pärast, kellel on huvi lugeda ja leida sealt neid kohti, mis tema jaoks on olulised. Et vähemalt on uus võimalus nüüd tänasel päeval konstellatsioone tutvustada, et ma ei pea enam selle raamatuga käima,
et nüüd on siis jälle üks selleteemaline raamat olemas ja raamatu kirjutamisel oli siis kaks eesmärki. Üks eesmärk oli see, et tutvustada konstellatsiooni, et neid pingeid vähendada, mis siis on teatud elusuhtumisega inimeste vahel, et pole õiget ega valet, on lihtsalt valikud. Keegi valib ühe ja keegi valib teise ja selle valiku tulemusena ei peaks kaklema, et tasub usaldada seda, et inimesed teavad, mida teevad, et inimesed ei ole rumalad. Mõnes ringkonnas nii võib arvata. Mul oli tunne, et nüüd hiljuti lõppenud valimised olid ka enam-vähem sellel suunal, et kõike tuleb nagu seletada, et inimesed on rumalad, aga inimesed teavad täpselt, keda nad valivad ja mida nad valivad. Nii et tegelikult ka meie töös on oluline see, et usaldada inimest. Seesama kunagi räägitud lugu, mida ma moodulil olen rääkinud, et kui võõras hobune tuli kuhugi taluõue ja seal taluõues ei teatud, kus see hobune pärit on, siis ei osatud midagi sellega peale hakata, aga probleem on olemas, et hobune peaks ikka oma koju jõudma. Ja siis ongi nii, et peremehel tuli hea idee, et hüppab hobusele selga ja siis vaatab, kuhu hobune liigub ja nii leiabki koju. Ja see selline lugu mulle ka meeldib selle poolest, et me ei pea kõike teadma, et need, kes usaldavad ja julgevad tulla, need teavad ise, kuhu nad tahavad minna ja kuhu nad tahavad jõuda. Nii, et selline siis see alglugu seal raamatus 12. leheküljel, hommikul vaatasin, mis lehekülg see on 3. põhjus, miks mul on seal nagu 3 põhjust, miks ma raamatut kirjutasin. Need, kes on juba raamatut lugenud, teavad, teistele võin niimoodi mõne sõnaga öelda. Ma mõtlesingi seda, et ma tegelikult ei hakka väga üksipulki rääkima sellest, mis seal raamatus on. Ta on küllalt õhuke ja ju siis jõuate ise lugeda neid kohti, mis teile endale huvi pakuvad, et ma arvan, et seda raamatut võib ka suvalise koha pealt lahti võtta ja suvalist kohta võib lugeda, et ta peaks küll moodustama ühe terviku, aga lugemist võib alustada erinevatest kohtadest. Seal raamatus on ka palju tänusõnu, et selle kohta, et kui ma konstellatsioonidega tutvusin, oleks ma iial arvanud, et ma saan kunagi jõuan nii kaugele, et ma õpetama hakkan neid. Ja ma poleks kunagi arvanud ka seda, et ma täna siin olen. Ja nüüd, kui see esimene samm raamatu osas on tehtud, mulle hakkab tunduma, et äkki ei olegi see viimane samm, äkki tuleb veel midagi. Et praegu vist on sellised ajad, et kui on midagi öelda, siis on oluline see endast lihtsalt välja saada. Ja siis see ringkond otsustab, et kas siis seda, mida mul oli öelda, on kellelegi vaja või ei ole, aga minu jaoks on oluline, et kui mul tundub, et mul on teatud teadmised ja tahaks neid edastada, siis ja võib-olla ongi niimoodi, et kõigi nende gruppide ja
ja ringide kokkutulekuga on praegusel ajal natuke raske, siis ongi hea võimalus tegelikult kirja panna ja niimoodi nagu oma mõtteid väljendada. Ja igaüks võiks midagi, kellel on midagi olulist öelda, minu arvates seda niimoodi teha. Jah, on ka videod ja on ka YouTube, aga ma ei tea, see on rohkem Matsi küsimus, et mulle endale need videoklipid nagu, ma ei tea, mul võib-olla ei õnnestu ja siis kuidagi natuke jäävad kaugelt. Nii, mis veel olulist, et täna jah, on raamatud siin müügis siis soodushinnaga, 20 € on raamatu hind. Ja raamatust veel nii palju siis, et tegelikult on elus vedanud sellega, et mu ümber on aegade jooksul hästi palju hästi huvitavaid inimesi kogunenud ja kes mind abistavad, kui ma oskan abi küsida. Ja näiteks selle raamatu puhul oli nii, et eelmisest elust tundsin ma ühte inimest, kes kunagi mainis, et ta tegeleb ka raamatute siis, mis see ongi nüüd? See on veel vaatame. Kirjastamist mõtleme. Toimetamine, täpselt. Need on kõik minu jaoks uued sõnad. Ja Anne Urvas on selle inimese nimi, kes on vähemalt 7 korda selle raamatu läbi lugenud. Hästi palju liigseid sõnu ja lauseid ja osasid mul siit raamatust välja visanud. Ja tegelikult ma võiks öelda, et see raamat sai just selline, nagu ta pidi saama. Ja seda tänu Annele ja sellele, et ma teda tundsin hoopis teise nurga pealt ja tegelikult tuli välja, et ta hästi põhjalikult suutis ütleme sellest raamatu tekstist teha raamatu. Ja mis veel julgustab see, et inimene, kes nii palju seda raamatut lugenud on, ütles, et ta tahaks 5 tükki endale. See tähendab seda, et ju tema arvates sai ka sisukas ja oma tutvusringis saab kinkida ja jagada. Ja juba selle korrigeerimise ajal ta mainis seda, et oma riigis võiks mõnele inimesele seda raamatut nagu näidata. Nii et ma julgustan seda võtma. Ja need, kes konstellatsioonidega nagu lähemalt jutuga tuttavad on, et neile võib-olla seal nii väga palju uut ei ole. Aga selles mõttes tasuks läbi lugeda, et aru saada, et kellele see raamat võib-olla edasi anda või et kes võiks seda raamatut veel lugeda, et siis, kui me ise täpselt ei tea, mis seal kirjas on, võib-olla siis ei ole ka täpselt teada, et kellele seda võib anda ja või kellele võiks see kasuks tulla ja kellele võib-olla on liigne tilk seal veeklaasis, et ta ajab veel rohkem üle. Okei, meid on siin rohkem, üks kisa ja inimene on ka.
praegu saalist lahkumas. Aga äkki on küsimusi ja võib-olla need, kes võib-olla lähedalt pole konstellatsioonidega tuttavad, et ma liigukski ringi, et näiteks ma küsiks näiteks teie käest siin nurgas, et äkki on mingi selline spetsiifiline, spetsiaalne küsimus. Lihtsalt huvi. Okei, sellepärast, et no kui on neid inimesi, kes võib-olla tulevad siia selleks, et midagi konkreetset teada saada, siis võite ka neile küsimusele. Kuidas seal on? Jaa, et teisi inimesi ma tunnen ja kuna siin ongi siis selline oma seltskond, siis ma nüüd ei tea, kuidas edasi, et äkki on küsimusi, jah? Aitäh. Mina tunnen sind ka üsna pikka aega ja tunned sellest ajast, kui ma niimoodi... No peaaegu vist, jah. Aga mina tulin küll küsima seda, et äkki sa kommenteerid seda pealkirja ka natuke, et karta või kasutada, sest tegelikult ma ise aiman ka, mis selle taga on, aga me igaüks mõtleme eri asjadest seal. Hea küsimus, jah. Pealkirja variante oli 3. Ja nad tulid mulle kuidagi täiesti ootamatult. Ükski pealkirja variant oli, et kas karta või armastada. Aga ja see oligi võib-olla kõige esimene pealkirja variant. Aga siis ma arvasin, et see sõna armastus, mul on kunagi olnud firma armastusruum.ee või OÜ. Ja ma sain aru, et selle nime peab ära muutma, sellepärast, et armastussõna on eestlasel nagu punane rätik pullile. Et pigem see kuidagi kauge ja teisest küljest jälle, mis igal ühel on oma armastus ja mis sul siin sellega öelda on või kobiseda või. Ja siis ma arvasin, et äkki ei ole see kõige parem sõna. Muuseas, selle kanepildi on siis Julia joonistanud ja kanepildiga on ka omaette lood, et algul mõtlesin, et võiks olla selline midagi konstellatsiooni ringitaolist, aga samamoodi arvasin, et see pigem on midagi sellist, mis äkki tõukab eemale. Ja siis mingil hetkel tuligi, et kas karta või kasutada. Oli vist see variant ka veel, et konstellatsioonidest nii nagu on. Aga ta ei kuidagi jah, selliseks, võib-olla ei kõnetanud või midagi taolist. Ja kui mul see, kusjuures raamatupoodidelt, kui ma juba hakkasin neid lepinguid sõlmima, siis ma küsisin, et milline variant teile nagu tundub rohkem müüb. Aga ei, keegi tahtnud minu eest otsustada, ma pidin ikka ise otsustama ja siis jäigi see ja siis tulidki ka kaalud, sellepärast et see on ikkagi ja kaalud ja kaalukausid nagu võrdsel kõrgusel, et kuhu poole ma siis kaldun, et kas see raamat aitab siis mul kallutada ennast nagu ühele poole või ma jään nagu teisele poole. Ja raamatu tagakaanel on ka seletus sellest, et kui me kardame, siis on tegemist hirmuga ja hirm on seotud oma olemuselt minevikuga ja kuidas siis
saaks olla nagu olevikus, kui me tegelikult kardame, et siis ei toimu liikumist. Aga kõik siin maa peal peaks olema liikumises, kasvamises. Seisev vesi läheb roiskuma ja hirmude aeg on ka muidugi see, et eks neid hirme ole ümberringi hästi palju ja kartmine ja hirmu tundmine on võib-olla praeguse aja teema. Et nii ta tuli. Et sõnum on see, et vähem hirmu tunda lihtsalt uute asjade juures või uute asjade suhtes. Mina ise oma olemuselt olen katsetaja. Ma proovin kõik, mis mind huvitab või mis huvitab, seda ma ikkagi proovin. Ja soovitan teistele ka, et see on ka raamatus kirjas, et tasub katsetada. Ja just see ka, et konstellatsioonid ju on minu enda olemise teinud tükimalt paremaks. Ma olen jõudnud sinna punkti, kus ma olen tahtnud olla. Ja miks mitte siis seda teistele ka soovitada, et pigem siis ikkagi vähem karta ja rohkem proovida. Võimalik, et kõik ei õnnestu kohe. Näiteks kui mina liikuma hakkasin, siis ma ei teadnud, et ma jõudsin, et ma jõuan konstellatsioonideni, et ma hakkasin liikuma sellest kohast, kus ma sain aru, et mul puudub sõnavaras sõna armastus ja ma üldse ei tea, kuidas seda sõna süüa, kas rusitada või kahvli või noaga. Ja ma arvan, et mingi 10 aastat võib-olla oli periood, kus ma seda sõna ei kasutanud, ei osanud kasutada. Ja nii me liigume ja siis igasuguste siksakkidega oma eludel ma siis jõudsin konstellatsioonini. Et see algne liikumise suund võib olla hoopis mingi muu. Ja siis tuleb see, kus tunned, et ahaa, et siin on minu jaoks nagu midagi olulist, mis võiks abiks olla. Sellepärast ma soovitan ka neil, kes alles hakkavad konstellatsioonide suunas võib-olla mingeid samme tegema või uurima seda teemat, et algul lihtsalt tunnetada, kas see on minule. Võib-olla ei tasu kohe pea ees tundmatus kohas vette hüpata ja ei tea, mis sealt siis edasi tuleb, et selline sammult teemaga tutvumine võiks olla minu arvates parem variant. Ma ei tea, kas vastasin. Kõigile kuuldavalt vastasid küll. Just sellises võtmes nagu ma ootasin, et see sinu pool saab välja tuleks. Kui ma võin, siis ma lisan lihtsalt ühe küsimuse ka otsa. Et kunagi mina mäletan, minule ütlesid sina, et konstellatsiooni huvitavad eelkõige inimesi, kes tahavad küsida, miks. Ei julgevad küsida, miks. Sa arvad, miks see sinu raamatuga vastati saab? Või kas saab? No, ega ma siin raamatus midagi uut ei avasta. Et ma arvan, et need miksid saavad vastuse võib-olla rohkem ikkagi nende suurte tegijate raamatutest. Minu põhitähelepanu oli ikkagi see, et
inimesed julgeks saada selliseid uusi teadmisi, mis võivad nagu elus olla neile toeks. Kõik, kes nüüd on õppinud konstellatsioone, keegi pole öelnud, et seal oli midagi sellist, mis nagu võib-olla häiris või pigem tunti ära just see ühine osa, mis kõnetas. Ja mõnede inimestega võib-olla ei ole klappinud suhtumine, aga see ka ei tähenda, et need teadmised oleks kuidagi ei sobi või. Ja tegelikult ma toon välja seal raamatus need kohad, kus teaduspõhine vaade ja süsteemne vaade nagu erinevad. Võib-olla neid kohti ei ole varasemalt nii täpselt või niimoodi välja toodud, et ma toon just need kohad, kus võib tekkida hirm. Ja mõned kohad ongi hirmutavad, sellepärast et seal võib tõesti avastada midagi sellist, mis on väga ammu unustatud ja mis muul viisil nagu ei tule üldse päevakorda. Nii et teisest küljest on see raamat ikkagi suunatud selles suunas ka, et inimesed julgeks tulla seda õppima. Sellepärast süsteemselt õppida konstellatsioone on igale perele nagu kasuks. Näiteks seesama Tiiu Boltzmanni raamat, et perekonna varjatud seadused. See võiks olla nagu iga pere, ma ei tea, kuskil lauanurgal, et kindlasti on seal selliseid teadmisi, mida saab oma elus kasutada ja mis teevad tegelikult olukorra paremaks. Ja mina siis tõesti olen sellel suunal, et vähendada hirmusid, et tegelikult kellelegi miskit väga hullu seal juhtuda ei saa. Ja kutsuda nagu õppesse, sellepärast et õpe on nagu tervik ja õpe on kasulik siis perele, on kasulik lastele. Eriti oluline on see, need teadmised siis, kui peres kasvab väikseid lapsi, et kuidas neid siis ütleme praegusel kiirel muutuval ajal, kuidas olla paremaks vanemaks siis emaks või isaks ja neid teadmisi siit õppest saab. Ma võin veel seda öelda, et järjest rohkem ma kuulen, et need, kes on juba õppe lõpetanud ja kes veel praegu õppes on, et päris paljud lähevad tööle lasteaedadesse, päris palju õppes inimesi on lasteaias. Iga kord tuleb jälle mingi uus teada, et ma sain lasteaia tööle ja tundub nii, et nendele noortele, kes praegu on sellises eas, siis on vaja nagu selliseid teadlikke inimesi, kellel on lihtsalt laiem vaade nagu praeguses elus toimuvale. Ma ütleks niimoodi, et jah, kokkuvõtvalt siis, et ma toon need kohad välja, mis on nagu ütleme materiaalse maailma nagu tagajärged, mingid sündmused ja siis süsteemse vaate eripära, kus need lahknevad ja selles osas võib saada seal vastusel küll. Aga aitäh küsimuse eest, hea küsimus. Ma
tean, et mul on hea meel, et sa oled siin, et sul on head küsimused. Nii, ega ma ei tea, mis aeg on. Palju ma olen juba lobisenud siin. 30. Nii, veel raamatust siis või? Raamatus on, võtan ühe raamatu ikkagi endale ka siin laua peal. Raamatus on 44 lehte. 144, jah. Pildi raamat. Ja ta ei ole nüüd eriti paks läbi lugemiseks. Tahtsin teha kõvade kantega raamatut, sellepärast et siis, kui ma seda kirjutasin, siis ma veel ei teadnud, kas see jääb ainukeseks või tuleb lisa. Ja muuseas kirjutasin siis 1,5 aastat. Et siin on tekstina ka kirjas, et Miranda oli siis 60, kui alustasin. Ja alustama pani siis see, et just sellist ühte harjutust tehes, kui vaatasime uue aasta soovi, siis üheks sooviks oli see, et raamatu kirjutamine ja see soov omas siis hästi suhteliselt suurt energiat. Ja siis info mõttes tuli ka veel selline info, et see raamat nagu oleks olemas, ainult et mul ei ole nagu enda pealehakkamist või kokkuvõtet sellest, kuidas, ütleme, et ma nagu natuke teadlikult ka hoidsin ennast sellest kirjutamise teemale. Aga tundub, et 20 aastat konstellatsioonides võib küll siis tähistada ühe raamatuga, et omal ajal, kui alustasin, siis suured saksa meistrid olid 20 aastat konstellatsioonidega tegelenud ja siis mõtlesin, küll neil on ikka palju kogemusi ja küll nad oskavad palju ja mis saab salata, ega ma ütleks ka, et üht-teist oskustes on ka endal juba olemas, mida jagada. Aga õppekoha pealt tegelikult võiks ka siin paar sõna öelda, et see 3-aastane õpe siis oma harjutuste ja kõige muuga on tervik. Et õpe on üles seatud niimoodi, et me puudutame elu kõiki valdkondi alates sünnist ja lõpetades siis siit ilmast lahkumisega. Ja kõike seda saadab siis süsteemne vaade. Et see erineb igapäevaelu tavapärastest tõlgendustest ja need, kes on juba konstellööriks saanud, neil on see vaade olemas ja see annab ka rohkem nagu sisemist rahu, et me ei ole nii palju enam tagajärgede maailmas, kus tegelikult muutusi nii palju tulla ei saa. Nii et nii palju siis sellest õppest jah, et õppes on ikkagi erinevad inimesed oma ala parimate teadmistega ja loodan jah, et see raamat toob rohkem selgust selles, mida siis need konstellatsioonid endast kujutavad. Ja tegelikult me ei tea,
sellest valdkonnast kõike, ja mingis mõttes on oluline ka see, et lihtsalt see meetod toimib. Me ei oska võib-olla kõike lõpuni seletada. Äkki oleme ka veel hästi madalal teadvustamise tasandil ja elu on näidanud selle 20 aasta jooksul kas või, et konstellatsioonid on pidevas muutumises. Kogu aeg tuleb mingeid uusi teadmisi juurde ja arvatavasti nii liigub see ka edasi, kuna see on omaette maailm ja veel lõpuni avastamata maailm. Nii. Mis veel võiks huvi kohtuda? Nii. Ma küsiks ka siis. Niimoodi on parem, jah. Küsimus, ma saan aru, et materjali algselt oli päris palju ja palju vist sorteeriti mujale. Kas sellest on ka ainest uue raamatu jaoks ja mis on siis, kui saladus pole, mis saab välja? No ei saa öelda, et nii väga palju jäi välja, aga ikka ühtest jäi sellepärast, et lihtsalt Anne ütles mulle, et nii ei kirjutata. Veel ütles ta seda, et ei ole hea panna sinna sisse nimesid, et need jäävad liialt pikaks võib-olla sinna raamatusse. Ja mul oli selline, sinna raamatusse planeeritud selline video pealt selline hommikune jagamine, kus kõik päris sügaval tasandil jagasid seda, nagu neid muutusi, mis nendes on toimunud. Ja seal ka siis ümardasime kõike seda, et need inimesed oleks vähem äratuntavad ja see video osa oli tegelikult päris suur, sellepärast et seda teksti sealt video pealt maha kirjutades, see võttis mul päris palju aega ja mul mingis mõttes natuke kahju ka oli, et mingid lõigud sealt välja jäid, aga ma usaldasin nagu spetsialisti ja mingi osa sai sisse ka. Nüüd veel see, mis välja jäi, sellest ei saa nagu uut materjali. Sellepärast, et kui nüüd midagi tuleb, siis tuleb nendel teemadel, millel mul oli plaanis korraldada selliseid lühemaid koolitusi. Aga kuna koolituste suhtes praegu inimeste liikumine ja selline vaba aeg on arvatavasti piiratud, siis need koolitused on, kodulehel on nad olemas, aga nad on siis üks teema on nagu paaridega seotud teema, mida alati annab vaadata igasuguse erineva nurga alt ja teine teema oli mõeldud nagu nendele peredele, kus lapsi või last kasvatab nagu üks vanem. Praegusel ajal võib see olla päris raske situatsioon ja kuidas seal nagu ellu jääda ja kuidas seal nagu saavutada see, et olla ikkagi liikumises ja mitte jääda kuhugi, ma ei tea, mingitesse mineviku sündmustesse, vaid leida ikkagi see jõud ja energia, et edasi liikuda. Nii et need on sellised spetsiifilisemad omaette teemad. Ma ei tea, kas materjal põhimõtteliselt mul ikkagi olemas, kuna mind ennast need teemad on huvitanud ja puudutanud, siis midagi taolist.
kui nüüd nagu küsimused on lõppenud, ma usun, et enamus siin olijatel see raamat on ka olemas. Mul on küsimus. Raamat, jah. Sa oled siin peatükk mehe ja naise kasvamine pereks. Ja sa alustad seda lausega, et selle teema juures on olulisel kohal mehelikkus ja naiselikkus. Kas sa räägiksid, mis see tänasel päeval tähendab? Mis tähendab mehelikkus ja mis tähendab naiselikkus? Nii et kordan, kuna mikrofoni ei jõudnud anda, siis et küsimus tuli, et mis tähendab mehelikkus ja mis tähendab naiselikkus? Tänasel päeval. Tänasel päeval. Nii, siis oleks võinud nagu ajaliselt võib-olla isegi pikemat aega võtta. Ega seda ei ole jah, kerge lühikese aja jooksul niimoodi kokkuvõtvalt lahti mõtestada. Et tegelikult kõik tuleneb ikkagi sellest süsteemsest vaatest. Ja selles osas see igapäevaelu vaade tõesti ei lähegi kokku nagu süsteemse vaatega. Et ikkagi on niimoodi, et mees ja naine oma olemuselt on erinevad ja sellest tulenevad ka nende rollid. Ja kas või lapse kasvatamisel ei saa mees hakkama sellega, mis on naise roll. Mõned naised võib-olla saavad hakkama sellega, mis on mehe roll. Aga ma ütleks niimoodi, et sa küsisid meesenergia või mees... Mehelikkus ja naiselikkus. Ma vist isegi nagu küsiks, et mis mehelik mees on üldse tänasel päeval? Mis see sisaldab endas või et milline see mees siis võiks olla või peaks olema? Ma ütlen, et see on ikkagi seinast seina. Aga mehelik mees on kindlasti see, kes loob ruumi, turvatunde ja need võimalused, või tagab need võimalused, kus naine saab ennast teostada. Ennast teostada tähendabki osaliselt see, et saab olla kindel, et selle mehe kõrval on võimalik lapsed üles kasvatada, sellepärast, et päris palju on tulnud selliseid variante, kus konstellatsioonides just ma olen teadlik, et kui naine jõuab järeldusele, et sellest mehest ei ole tuge või see mees ei sobi lapsele isaks või temaga ei saa eluliselt hakkama, siis naine läheb ja teeb aborti. Ja teeb aborti isegi nii, et mehed ei tea, et see abort sai tehtud. Nii et kindlasti on vaja naisele sellist turvalist kaaslast, kelle kõrval ta tunneks, et ta saaks olla ise nagu hoitud, kaitstud ja et ta seal saaks nagu luua ja loomine on see, et seal saaks õnnelikult kasvada lapsed. Ja mis mehel on vaja või mis see naiselik naine on nii-öelda? Jah, naiselikku naiselik naine on see, kes ei trügi mehe kohale. See tähendab seda, et tänapäeval naised arvavad,
nad saavad ise kõigega hakkama ja tegelikult nad saavadki. aga see oma olemuselt või looduse seaduste järgi ei vasta sellele, mis on nagu naise roll tegelikult ühiskonnas. ma ütlen, et naine on mehele toeks. et mees võtab suuna ja naine aitab teostada. kui mees võtab suuna ja naine teostada ei aita, siis mees teostab ennast ja tegelikult pärast on nördinud sellest, mis ta tegelikult lõi või tegi. ma võin näite tuua, et kui mees hakkab maja ehitama ja naine ei toeta teda selles, siis mees ei ehita seda nagu võib-olla perele, vaid ehitab iseendale. aga kui naine toetab, siis on mehel ressurssi, jõudu ja siis koos seda on ka lihtsam nagu edasi liikuda, nii et naine peaks usaldama meest ja võlusõnad mehele võiks olla sellised, et kallis, sa saad kõigega hakkama. ja kui niimoodi meest toetada, siis naine lõpuks saab väga toredas kohas olla. sellepärast, et naine on kael, ta saab natuke suunata ka, ta saab natuke korrigeerida seda, mida mees plaanib. ja nii jõutakse elus edasi ja jõutakse väga kaugele. sellepärast üksi teostamine ei ole kunagi nii efektiivne, kui seda teha kahekesi. kuidas tundub? võib siin selles infos midagi olulist olla sinu jaoks? jah, mida? okei, hing on rahulikum. ei läinudki nii pikalt. aga tegelikult siin ei ole reegleid. siin ei ole reegleid, sellepärast me kõik oleme erilised ja loome erilisi seoseid, erilisi suhteid ja kõiki sellepärast ongi konstellatsioon see, läbi mille me saame vaadata kõike nagu autonoomselt väljaspool igasuguseid raame. üks asi, mida ma veel tahtsin rääkida, oli see, et vot siinsamas Luulev Ilima raamatus siin on nagu sellised ütleme nagu kivisse raiutud laused. Nad ei ole valed, aga nad on selline nagu teistmoodi ei saakski olla. ja konstellatsioonid nagu oma olemuselt nüüd erinevad sellepärast, et tegelikult ei ole sellist tõde, mis igale poole sobib. kõik on väga eriline ja kordumatu ja konstellööridena need, kes on juba õppinud ja toimetavad, need teavad, et konstellööridena me alati lähme tundmatusse ja mida vähem on meil selliseid, ma ei tea, trafaretseid mõtlemismustreid või skeeme või selliseid, seda, mida me arvame, et siin võiks nii olla, kui me oleme vabad ja usaldame protsessi, siis tegelikult kõik on erinev. ei ole kindlaid reegleid. et seda tahtsin siin ka välja tuua, aga tõesti tasub lugeda ja nii Tiiu raamatut, Luulev Ilima raamatut, kui ma loodan, et ka siit on siis üht-teist võtta.
väga tore, kui vastasin. Ma ei tea, siis need, kes tahavad raamatuid osta, mis ma ikka raiskan teie kallist aega, et ma näen, et ikkagi siin on teadlikud inimesed kogunenud ja mul teile nagu nii palju enam anda ei ole, et õppes ma olen juba üpris palju andnud, et vahepeal midagi uut lisandunud ei ole. Ja nii et veel kord tänan nende kingituste eest, mis siin mõningal juhul minuni jõudsid. Ja meeldivate uute kohtumisteni ja võib-olla ka sellisele tagasisideni siis, et kuidas tundub, et kuidas mul õnnestus ja mida oleks saanud paremini teha. Aga praegu on siis nii. Võime nagu vabas vormis veel, kui kellelgi on aega, siis